Hei vlog, it's Jana Banana, täna on reede 9. juuli ja kell on 1 läbi natukene. Ma ei tea, miks ma täna nii hilja alustasin. Ma tegelikult ärkasin mingi 7 läbi hommikul ülesse ja isegi mitte sellest, et ma nagu üritan nüüd siin varem ärgata, vaid sellest, et ma lihtsalt jätkunud õhku. Ise ma räägin iga vlogi alguses ilmast, aga ma muust ei mõtle, sest et see väga-väga mõjutab mu elu praegu. Ma isegi ei saa sellest öösiti magada. Anyway, ma praegust lõpetasin enda meigiga. Praegu näeb mu laud siin välja selline. Mul on uus süsteem, mille ma eile leiutasin, et mul pindade peal natukene vähem asju oleks. Nii ma koristan selle ära. See on siis before ja see on pärast. Mul oli eile täielik koristuspäev. Me koristasime terve korteri nagu väga põhjalikult ära. Ma arvan, see on viimane suur koristamine enne seda, kui ma kolin. Obviously ma teen mingeid väikseid koristamisi, aga mitte nii põhjalikult. Enne ma hoidsin oma meigipintsleid ja hästi palju meigi asju siin peal. Milo hakkas neid maha viskama järjest. Mu asjad hakkasid katki minema. Ja nüüd ma panin need kõik lihtsalt siia sahtlisse. See on mu meigi osa, kus on mul nagu pintslid, natuke skincare'i ja siis mingid imestuskreemid asjad on nagu siinpool. Siin on mu putiblender ja siin on mõned mu juuksasjad, mida ma igapäevaselt kasutan. Ja siis igapäeva meik on mul selles Victoria's Secreti meigikotis. Laud näeb kuidagi nagu puhtam välja, sest siin ei ole nii palju asju, you know? Nüüd enne kui ma selle vlogiga jätkan, ma teeks midagi enda juustega, ma teeks nad korda. Ma teen nad juba homseks ette ära. Homme on mul sünnipäevale minek ja lisaks on Elvas ka kohvikute päev. See on reaalselt üks Elvas suurimaid sündmusi. Tartus on ka mingi erinevate linnaosade kohvikute päevad, aga need pole absoluutselt võrreldavad Elva kohvikupäevaga, kus on reaalselt mingid esinejad kohal ja see pidu läheb ööseni välja nagu hommikust ööseni. Meil on mingid kodukohvikud, peod. Nii et jah, ma tahan ennast selle jaoks korda teha, pluss ma täna veel vlogin ja mul on veits asjaajamisi. Ja lisaks mul on ka uued pikendused. Ma ei tee enam teibid ja nüüd ma panin olude sunnil keratiinid. See on täielik story time, nagu see on kõige õudsam asi, mis mu juustega vist on üldse kunagi juhtunud. Ma reaalselt mõtlesin, ma jään kiilakaks. Ma mõtlen midagi välja, mida ma tahan oma juustega teha. Keratiin annab nii palju rohkem võimalusi, kuidas sa saad neid sättida. Ja mul on tegelikult hea meel, et see niimoodi läks, et ma lõpetasin nüüd keratiini peal. Aga ma teen oma juuksed valmis. Ma jagan täiega oma plaani. Kas te olete näinud seda TikToki? See oli minu meelest TikTokis, et nagu pane oma juuksed niimoodi ülesse patsi ja siis nagu, kui nad on patsis, hakka lokke tegema ja siis sul peaks nagu üliruttu minema. Ma pole seda kunagi varem katsetan, siis ma näen välja nagu 80-ndad. Vaatame, kas see hack actually töötab. Muidu mul läheb ülikaua aega, et lokke teha. Mul on tangid juba ära kuumenenud. Ma kasutan seda 80 kraadi ainult. Ma tean, see on ülimadal paljude meelest. See ongi ülimadal, aga mu justele pole rohkemat vaja. Ja ma teen niimoodi terve selle patsi ära. Mul on nüüd kõik juuksed tehtud ja mul läks reaalselt mingi 5 minutit ainult. Mul ei ole kõrgeid ootusi, et see näeks väga hea välja. Ma olen suht kindla, et midagi ümber tegema, nii et teeme selle lahti. See hack on approved, minu pool reaalne life hack, proovige järgi, aga ma teen nüüd mõned kohad natukene üle, et see veits parem välja näeks. Sätsin nüüd juuksed ära, ma tegin sellise kerge half up, half down, soenga koos lipsukesega. Ma ei tea, kas ma hoian seda nii, sest mu juukse piir on täiesti kohutav, mul on nagu hullult palju beebijuukseid, mis on küllaltki pikad ja siis ma nagu väga ei saa selliseid asju kanda, aga ma ei tea, ma praegu natukene aega hoian niimoodi. Aga ma tahaks teiega jagada ühte pakki, mis mulle just saabus Ameerikast, konkreetsemalt Sephorast. Jah, ma tellisin Ameerikast Sephorast meiki. See tuli paari nädalaga kohale. See karp nende asjadega on siin terve aeg oodanud. Ma nagu avasin karbi, aga me pole veel ühtegi asja, välja ühe asja tegelikult avanud. Ma tahtsin ennem hooli teile teha. Siin on korralikult asju, see karp on küllaltki suur. Kui sulle meeldivad ilutoodete hoolid, siis anna sellele videole thumbs up ja ma näitan teile, mis ma sain. Ma isegi ei mäleta, millal ma siin nurgas viimati filmisin, aga see on mul lemmiknurk, mille ma ehitasingi spetsiaalselt filmimiseks. Ja kui ma ära kolin, siis ma ei saa siin enam mitte kunagi rohkem filmida. Ma ootan nii väga kolimist, aga see teeb mind natukene nostalgiliseks vist isegi. Aga ma kindlasti filmin ühe video veel siin nurgas, sest ma tahan teha Q&A lähitulevikus ja selleks ma soovin, et jätaksite mulle praegu video kommentaaridesse küsimusi Q&A video jaoks. Kindlasti ma tahan puudutada maja teemat, kõik ülejäänud küsimused, mis iganes teil tulevad, neid tuleb ikka aeg-ajalt filmida, mul on selline tunne ja ma pole päris pikalt ühtegi filminud. Et jah, jätke mulle siia video kommentaaridesse küsimusi Q&A jaoks. Aga nagu ma ütlesin, siin on mul pakk Sephorast
otse Ameerikast. Ma tean, paljud on väga confused sellepärast, et mis mõttes ma sain Sephorast Ameerikast endale asju tellida, sest meestlased ei saa ju muidu Sephoras shopata. Aga tänane video on sponsoreeritud Shipsy poolt, kes võimaldas mul neid asju tellida. Põhimõtteliselt Shipsy on selline lehekülg, mis pakub sulle teenust USA e-poodidest Eestisse asju tellida. Sa võid asju tellida põhimõtteliselt ükskõik millisest USA e-poest. Mina praegu tellisin Sephorast, aga sa võid tellida Apple'i tooteid, teisi arvuteid, telefone, tehnikat, riideid, mida iganes. Lihtsalt kui e-pood on olemas USA-l, siis Shipsy saab need sulle Eestisse kohale tuua. Ja ma kiirelt selgitan, kuidas seal tellimine käib ka, sest seal on 2 võimalust. Üks on see, mida mina tegin, mis oli siis see, et ma valisin endale tooted Sephorast välja ise. Ma läksin siis Shipsy lehele, tegin sinna kasutaja, logisin sisse ära ja siis ma läksin sellisesse kohta nagu kaupade tellimine USA-st, vajutasin sinna peale ja siis sinna sisse ma kirjutasin oma andmed, kopisin sinna tootelingi ja kui kõik toote, mida sa soovid tellida, on siia listi ära pandud, siis vajuta küsi pakkumist peale ja 24 tunni jooksul tuleb su e-mailile pakkumine, mis sisaldab kõiki tollimakse, kõiki asju, et sul ei tule mingeid üllatusi, et sa pead midagi juurde maksma. See hind, mis nad sulle ütlevad, mida sa neile maksad, ongi siis lõplik. Ja siis teine võimalus on see, et Shipsyl on selline koht nagu Deal Zone, kuhu Shipsy on ise postitanud hetke parimad pakkumised. Nad uuendavad seda iga päev, vahepeal lausa iga tunni tagant. Ja isegi seal on valik ülisuur. Praegusel hetkel seal on, te teate, üks mu lemmikud bränd on Quest, täiega palju Questi asju, Tommy Hilfigeri asju, Nike asju, iPhone'id hea hinnaga. Ja asi ongi selles, et võrreldes Euroopaga on millegipärast Ameerikas hinnad palju madalamad. Nii et isegi kui Eestis müüakse samu tooteid, siis on mõistlik tegelikult vaadata Ameerikasse, sest arvatavasti on neil tooted palju parema hinnaga, need saad lihtsalt parema diili endale. Täiesti ükskõik, mis Ameerika e-pood sind huvitab, Shipsy saab selle sulle Eestisse kohale tuua. Aga ma teen teile nüüd hooli, mis ma Sephorast tellisin. Esiteks siin on selline Benefiti palett. Ma olen alati tahtnud proovida Benefiti Hula bronzerit, mis on see, mida kõik YouTuberid, ma ei tea, mingi 10 aastat lihtsalt kiitnud on, aga meil seda Eestis on ju ei müüda. Ja siis ma nägin, et neil on müügis palett, kus on see bronzer sees, pluss siin on veel palju põsepunatoone. Ja see tuli kokkuvõttes nii odav, et mul oli lihtsalt mõistlikum see võtta. See on siis see Hula bronzer, millest ma rääkisin. Siin on 2 põsepuna ja see tuleb välja on hoopis highlight. Selle ma tegelikult olen juba avanud, siin oli kilega ümber, aga ma tahtsin nii väga proovida. Ja siin on lõhnad 2 tükki. Need on minisuurustes. Ühe korra mingi sellel aastal ma proovisin seda poes peale ja mulle hakkas see väga meeldima, aga mul oli selline tunne, et ma nagu ei tahaks seda siiski endale osta, sest et arvatavasti mul viskaks sellest üle. Ja sellepärast oligi see minu jaoks täiuslik lahendus, et ma saan need nii väikses koguses, et nad ei viska üle ja lisaks oli nii hea hind. Te teate, ma olen obsessed erinevate parfüümidega. Järgmiseks mul on tooted, mis on TikTokis populaarsed. Mulle vahepeal viskas TikTokke, et mis on need tooted, mida Sephora enda töötajad soovitavad. Ja hästi paljud soovitasid Inkilisti brändi, mis teeb siis nahahooldustooteid. Esiteks ma võtsin näopesu kreemilaadne asi ja see teine toode on kofeiiniga silmakreem, sest mul on probleeme tumedate silmaalustega, see on geneetika ja öeldi TikTokis, et see pidi töötama. Ma annan teile teada, siiani pole mitte ükski asi töötanud. Aga mul on niikuinii silmakreemi vaja. Ja siis viimane asi on see, mille pärast ma olen kõige rohkem excited. See oli jällegi tootetüüp, mida TikTokis soovitati. Öeldigi, et kui sa Sephorast tellid, siis kõige paremat diili saad siis, kui sa proovid nende enda nagu kokku pandud kinkepakka või niimoodi. Nendega sa lihtsalt võidad rahaliselt nii palju. Paber ümber, mis ütleb, mis siin kõik sees on. Ja siis tuleb sellise väikse meigikotikese sees, nii ma sain talle make-up bag'i ka. Esiteks, ja seda ma tahtsin, ma arvan, kõige rohkem siit seest. Ma olen tahtnud seda brändi täiega proovida. Jällegi, see on TikTokis ülikiidetud bränd ja see on siis Milk Makeupilt selline põsepuna pulk. See on nagu kreempõsepuna. Kreempõsepunad on vist selle aasta kõige populaarsemad tooted ja mul pole ühtegi. Ei, tegelikult üks on, aga see ei tööta väga hästi, see absoluut nagu laiguline. Aga seda on hullult palju kiidetud, nii et ma olin väga excited, et seda proovida. Siis see, ma ei oska reaalselt hääldada, sorry, on päiksekaitsekreem SPF 50-ga. Kui ma lähen kodust välja, siis ma panen alati päiksekaitsekreemi. Please öelge, kuidas seda hääldada, sest ma ei hakka jälle proovima, see ei ole isegi ingliskeelne sõna, ma ei tea, mis on. Aga see on siis kehakooria. Siis siin on minisuurus maailma kõige paremat kehakreemi, mis on Brazilian Bam Bam Cream. Seda saab Eestist ka osta, aga Eestis on see hind ülikallis. Kui sa oled seda proovinud, siis sa tead, miks see mu lemmik on. Siis järgmisena, appi see on nii palju asju, on siin huuleläige Narsilt.
ja järgmine toode on full suuruses ja see on selline Tarte'i ripsmekas. Ja nüüd viimasena on siin minisuuruses mu maailma kõige lemmikum setting spray Urban Decay All Nighter. Võid mulle all kommentaarides öelda, milline sul lemmik asi oli, mis ma tellisin. Ma arvan, mul oli viimane kotike, kus oli täiega palju asju, sest seal oli täiega palju asju, mida ma muidu poleks elu sees saanud proovida. Aitäh Shipsile, et esiteks nad olemas on ja et nad seda videot sponsoreerisid. Ma jätan kõik Shipsi info alla video descriptionisse, et te saate ka ise järgi tšekata. Veits kogun ennast ja siis lähme siit välja, sest mul on vaja täna ära valida seinavärvid. Ma olen lõpuks koju jõudnud, nagu te näete, siin kajab nii hullult. Ma pole käinud vähemalt 3 päeva koha peal. Ma sain oma teise doosi ja ma olin 3 päeva täiesti haige palavikus. Ja see on nüüd esimest korda, kui ma tulen. Nagu alati me alustame praegu siin köögi elutoasast. Päris seinad on siia lõpuks kerkimine, mis eelmine kord, kui ma näitasin, siis ei olnud veel sein, oli lihtsalt need metallist raamid, mille peale hakatakse ehitama. Nagu siin on päris toad tekkinud. Nüüd me hakkamegi siin seinte peale värve testima. Ma räägin natukene enda värvi mõtetest ka. Põhivärviks tuleb valge. Kui sa hakkad seinu värvima, sa saad aru, et valget on nagu 100 erinevat varjundit. Ka sa teed kollaka, lillaka, hallika ja seda kõike veel nagu miljonis erinevas varjundis. Magamistuba ma mõtlesin halliks teha, kontorituba. Ma juba rääkisin, ma tahan roosaks teha, siis garderoob. Ma ikkagi tahaks proovida helesinist, sellist üli heledat sinist. Ja siis üks tuba tuleb vist veel hall, aga ma võtsingi praegu 2 erinevat värvi näidist halli, 2 erinevat roosat ja valge me võtsime ainult ühe, me võtsime maaldrivalge, sest see oli see, mida mulle päris maalrid soovitasid, kui ma Instagramis küsisin. Ütles, et see on kõige neutraalsem toon ja kui sa ole päris kindel, siis maaldrivalge on alati kindel valik. Ta jääb natukene hallikam kui see värv, mis sulle lakke läheb, et ikkagi jääb see triip nagu sinna ülesse, kui te saate aru, mida ma mõtlen. Sadolinil on pisikesed värvidestrid, mida me hakkame siin praegu proovima. Värvidestrid me saame kõike peale maalrivalge, seda me pidime suurema purgi lihtsalt ostma. Neil on ka nagu sellised väikesed värvikaardid, aga neile pole neid värvitestreid. Kui värvitestritest miski ei sobi, ma lihtsalt valin, ma arvan, nende kaartide põhjal ära. Ja me lasme selle praegu kuivada ja siis peame teise kihi ka veel panema. Praegu me oleme esikus, siin on välisuks meil. Siit saab nagu rohkem praegu valgust ja kus juures sellega, ma ei tea, kas sina näed või? Aga mulle tundub küll natukene hallikam, kui seal oli, nagu nüüd on näha seda. Ma olen reaalselt nagu saunast tulnud välja. Basically ma olengi saunas, siin on nii palav, lihtsalt ei kujuta ette. Panime nüüd 2 kihti värvi, see on see valge. Ta on niikuinii ei näe mitte midagi kaamerast, aga ma näitan ikkagi. Ta on jah kergelt selline hallikas. Siis siin on magamistoa valikud. See tegelikult ei pidanud siia minema, see oli kogemata, kuigi see on mu kõige lemmiku värv, just saying. See on valge, see maaldrivalge, 1 kiht pandud lihtsalt võrdluseks, aga ma arvan, et see hall täitsa sobib siia. Siin on ka. Nüüd me oleme garderoobis ja see sinine. Minu meelest see on nii ilus. See sinine on reaalselt ainus toon peale selle valge. No ainus värviline toon, mis mulle tõesti südamest nii väga meeldib, et ma tahaks seda igasse tuppa panna, kuigi kõik on sinise vastu siin täiega. Mu Instagrami story'des olid kõik täiega sinise vastu, aga ma arvan, ma teen selle ära. Minu meelest see sinine on lihtsalt nii ilus. Ja ta nii mattub siin riiete alla, nii et vast pole väga hullu. Siin on mu käsi võrdluseks. Ta on üli-hele minu meelest. Aga millega on kõige rohkem probleeme, on roosa värv. Kataloog, kust me saime valida neid testreid, seal oli ainult 2 roosat, mis mulle enam-vähem meeldisid. Need 2 on nüüd siin seina peal, see on jälle valge pandud võrdluseks. See ABS-is on, see isegi ei näe nagu roosa välja. See ta alles kuivab. Ta võib-olla natuke muudab värvi. Võib-olla ma tahan midagi, mis oleks roosam. Võib-olla midagi, mis oleks natukene külmem. Samas ma ei taha midagi nagu liiga karjuvat roosat. See siiski võiks olla, oota. Samas kui ma kaugemal on, see tundub tumedam selline. Võib-olla see on isegi, ma ei tea. Ma ei tea, selle roosaga on mul kõige rohkem raskusi praegu. Ja te võite mulle all kommentaarides öelda ka, et mida te arvate nendest värvidest.
mis teie teeksite võib-olla teistmoodi või samamoodi või mille teie valiksite või teil on mulle lihtsalt mingit nõu anda. Ja kõik ülejäänud toad tulevad kas valged või siis plaadiga ehk vannitoad. Aga jah, see on see, kui kaugel meil ehitus praegu on. Me peaks hetkeseisuga vähem kui 2 kuu pärast juba sisse kolima, mis on täiesti insane. Põhimõtteliselt siis, kui teie lähete kooli septembris, siis peaksin ka mina siia sisse kolima vaikselt. Mul läks hakkab järjest rohkem see roosa siin meeldima. Issa mul on nii väga asja kardinaid vaja, mul on juba praegu nii imelik vlogida, nagu naabrid vaatavad sisse. Aga ma lõpetan selle vlogi nüüd siin ära, see läheb muidu liiga pikaks. Ärge siis unustage mulle Q&A jaoks küsimusi jätta. Aga jah, kui sulle meeldis see videos, kindlasti anna sellele thumbs up. Kui sa pole veel subscribe itud sellele kanalile, siis kindlasti tee seda ja kindlasti vajuta ka kella nupukest, et saada teavitus iga kord, kui ma panen uue video. Aitäh vaatamast ja ma näen teiega juba järgmises videos.